näiliselt on justkui graafik langenud. Kui me oleme viimse teatajad, siis kõik on hästi. Tegelikult mitte ühtegi kuritegu teadet välja arvatud Haagnemäe staadioniga seoses ei ole esitatud täiendavalt. Et justkui on nagu täna kõik lahendatud, aga ootamatult lahkus vallavanema kohalt ehitused taksoselts Riito ehitusnõukogu liige Alvar Ild, tema äripartner Riito nõukogu liige abivallavanem Margus Kruusimägi on jätkuvalt ametis ja kellelgi ei ole seletatud tegelikult, miks see nii toimus. Lugesin täna aasta jaanuari algusest näiteks Alvar Ildi visiooni. Visioon oli näiteks selline, et NGD1, kus on täna vallamaja, antakse laste kunstikoolile. Nii üllas, nii tore. Tegelikult visioon näeb ette, et selle Viimsi tänase ärikeskuse kõrvale kekkub umbes teine samasugune. Ja Viimsi vallavalitsus kolitakse 2000 ruutmeetrisele rendipinnale sellest uude rajatavast ärikeskuses. Tekivad küsimused. Miks ei anta uut rajatavat ilusat keskuses asuvat pinda lastele, laste kunstikoolile, laste muusikakoolile, lastel oleks koolist tundub vähem käia. Miks üldse on vallal täna vaja sellist manöövrit teha? Kes hakkab ehitama seda keskust ja kes selle rendile mingi mis tingimused? Nii et endine vallavanem läks ära, täna vallavõim toimetab edasi. Kõik tundub just olevat kena. Viimase ettekande põhjal, selle oli enamik juhtumeid 1997 kuni 2007, vaid mõni üksik oli hilismast ajast väljatud ja võib öelda, et on päris heas seisus. Vaadake, kevadel on meil natukene vabandust, sügisel on meil natukene aega ja ma usun, et me saame ka täiendavaid fakte, nii et valimised on alles sügisel. Võib-olla ongi asjad. Inimesed saavad ise valimised otsustada. Ja valgust. Aitäh. Vabandust, ma teist korda. Ei, ma tahan lihtsalt öelda ühe sellise arvamuse, et kuna me oleme sinuga töötanud üsna samas valdkonnas, ehk suhtekorralduse valdkonnas, et ma lihtsalt tahaksin võib-olla seda öelda, et okei, ma olen sellega väga nõus ja kõigele sellele tulebki tähelepanu juhtida. Ma tahan lihtsalt südamest seda öelda, et ma ei ole sugugi 200% veendunud, et probleeme korrarikkumistega muu näol ei ole muudes valdades või omavalitsusüksustes Eestis. Ma tean väga täpselt, kuidas mingisugustes erinevates suuremates ja väikestes valdades asjad käivad ja ma tean väga täpselt seda, et mingisuguses kontekstis suudavad erinevate piirkondade valdade inimesed ja nende vallajuhid leppida ühes kokku, et me loome sellest vallast üle terve Eesti või terve Eesti elanikkonnale mingisuguse kuvandi. Mis tähendab seda, et ma ei ole veendunud ja ma ei taha öelda ühtegi halba sõna näiteks Värska valla kohta või mõne muu valla kohta, kus on võib-olla ka korruptsiooni. Aga nad räägivad millestki muust avalikult. Ma tahan öelda seda, et minu jaoks Viimsi vallas 20 aastat elanud inimesel on väga häiriv see, et ma loen üle eestilisest meediast kinni makstud artiklitena on väga palju sellist jama, mida Viimsi vallas toimub, aga midagi hea kuskil toimub, mul on häbi siin elada vabadega. Ja see on nagu küsimus selles, et see on suures piiris suhtekorralduse teema. Ehk et iga kord sa tõid minu näite, kui sa ütlesid seda, et me alati, et ma mainisin ühes vestluses seda, et miks me alati räägime korruptsioonist enne valimised, pärast seda justkui nagu ei räägi. Tegelikult see nii on. Aga lihtsalt küsimus on selles, et ka Viimsi vallas tuleb rääkida korruptsioonist. Inimesed, kes on selles süüdi, inimesed, kes on teinud tegusid, loomulikult. Hea, et nendest asjadest räägitakse, hea, et need asju uuritakse kokkuvõttes, tahan mõelda seda, et see jutt ei peaks olema Viimsi valla elanikega, keda on suur hulk inimesi, selline, et see loob kogu Eestis Viimsi vallast kuvand, et siin on ainult korruptsioon ja kõige hullem pätipesa üldse Eestis. Mul on kahju, et siin ei saa teha sügisesi valimisi vaikselt, step by step, me mõlemad teame seda valdkonda, kuidas suhtekorraldus käib, me teame, kuidas inimesi mõjutatakse. Lihtsalt ärme muutu sellisteks Aino Perviku Arabella mereröövi laeva piraatid ja siis ütled, et äkki on headusega rohkem pakki kokku. Vaata, see oleks kõik väga ilus ja üllas, kui ei oleks fakte. Faktid on, nagu öeldakse, kiuspilt. Ja need faktid on mina välja mõelnud, need faktid on meedias ilmunud, need juhtumid on isegi jõudnud prokuratuuri või politseisse, mõningad neist on ka menetletud. Ma räägin, miks nad ei ole Värska vallast, Värska vald asub natukene Eestis geograafilist pisetpunktis ja ta on oluliselt väiksem. Tõenäoliselt Värska maade pärast ja Värska koolistaadioni pärast ei võidelda. Ja ma ei tea, Värska vallavolikogu koosseis, kui palju on seal erakond ja kes kellega konkurentsid.
mind alles see jutt praegu ausalt öeldes ajas karva punaseks. Jah, ma olen kuulnud mütsi pähe, aga ma lihtsalt tahan, meil oli hiljuti korruptsioonikomisjonis kohtumine peaprokuröriga ja teemal, et miks ei ole Tallinna Sadama asja üles toodud. Ja peaprokurör rääkis ühe asja, mis mind tegelikult väga hirmutas, et poliitilisel tasemel käib survestamine prokuratuurile just selle sama seisukohaga, et kuulge, et ärge neid korruptsiooni asju liiga palju siin ka esile tooge, muidu Eesti riigi maine saab kahjustada. Ja nüüd me olemegi siin paradoksaalses olukorras, et me ühest küljest ka näeme seda ja mida rääkis ka prokuratuur, et me ei suuda neid korruptsiooni asju väga kergesti esile tuua ja seda ma tunnetan oma positsiooniliseks komisjonis, eks ole. See asi, mida me saame teha, on rääkida nendest, avalikustada ise, vaidlustada või vaielda sellistes kohtades. Me ei pea kartma selle maini pärast. Meie eesmärk peaks ikkagi olema niivõrd vähe korruptsiooni kui võimalik. Ehk ja minu arvates paljud asjad Eestis on ka halvas seisus, või ütleme selline kodanikkond tunnetab seda, et mulle aetakse mingit PR-mulli pähe, aga asjad on tegelikult teistmoodi. Ehk et selle PR-i vastu ka ikkagi seisus on päris suur. Said aru, mis ma mõtlesin? Küsimus on selles, et kui me räägime, et Viimsi vallas on vaja uut lasteaeda või uut kooli vaja, uut staadion, mida iganes, siis ma tahan lihtsalt seda öelda, et kui see on üks rõõmus uudis aastas, mida me ütleme, et Viimsi vallas avati uus lasteaed, siis ma ei taha, et üle Eesti mõtleks, et kurat huvitav, palju ehitaja vahel sai, palju vallavanem sai, palju see sai. Ehk et kui Viimsi vallast on korruptsioonipesa sümbol loodud, siis iga uus ja positiivne uudis tekitab selle võrra, et oi kurat, seal mingid vanad pett. Ärme üldse räägime, mis toimub. Sellega ma olen ka nõus. Tähendab, ma ütlen ära selle, mis on tegelikult oli plaanis öelda. Ei ole tegelikult ainult nii, et kõik on halb. Kui lugeda lehti ja värke, siis seal on Viimsi vallast väga hästi kirjutatud ja Viimsi vallas on palju asju hästi. Ma ei vaidle sellele üldse vastu, aga meie tänase konverentsi teema on midagi muud. Ja mis on ka oluline teema ja paratamatult ühesõnaga on see, et need teemad tõusevad igal juhul üles enne valimisi, sellepärast et valijad peavad teadma ka selle poole pealt just ühesõnaga, et keda valid ja mitte valid. Aga mul on ettepanek, Ivo. Järgmine kohtumine siin pealkiri, mis on Viimsis väga hästi.